Ja nüüd ma annan sõna Peeter Marvetile, kes tahab rääkida, miks ta küsis täna küsimusi kõikide esinejate käest teemal, mida te teeksite aasta jooksul, et... Siin on tegelikult ma panin ühe slaidi veel siia ette, ehk pildikese veebist. Me oleme väga suuresti keskendunud kogu meediakajastuses meie armsale ERR-ile. Ja siin on Bionina veebisaate vaatamise võimalus veebist, seda on vaadatud 1 kord, ma vaatasin teised numbrid ka läbi ja seda oli vaadatud 0–2 korda. Ma vaatasin välja läbi praeguse Bionina, nagu Harald ütles, inimesed tahavad diskuteerida, vaielda, kritiseerida ja internet on muutunud, internet ongi kahesuunaline meedia. Kahjuks ka praegune versioon saatest ei ole väljas mitte YouTube'is ja mitte selliste tükikestena, millele me saaksime viidata, kommenteerida ja kuhugi sisse panna, vaid ETV kodulehekülje peal. Mida ma tahan sellega öelda? Meil oli vaja rääkida säästueelarvest, väga pikkadest programmidest, hariduse muutmisest ja nii edasi. Meil on vaja teha ära need pisikesed asjad, mida meil on võimalik suhteliselt lihtsalt teha. Selleks on mitmeid võimalusi. Mulle väga meeldib see, et meil on olemas siin teisi rohujuure tasandi organisatsioone, kes tahavad midagi ära teha. Ka mina olen siia sisse trüginud, nagu hommikul oli küsimus, kas Marvet üritab üritust üle võtta. Ei, ma tahan lihtsalt selles mõttes kambas olla. Ja sellega seoses me mõtlesime, et me toome tänase päeva peale üle mittetulundusühingu Skeptik Umbluu preemia väljakuulutamise. Selle üleandmine toimub 1. aprillil, muideks. Mittetulundusühing Skeptik tegeleb tegelikult ka sellega, et ta üritab leida jututeemasid meie meediast ja neid mõtestada lahti, tegeleda kriitikaga ja diskussiooniga, sellega, mida seal meedias ei toimu ja millega võib-olla ka teadlased ei kipu tegelema. Meie auhinnal on mitmeid sarnasusi nendega, mis antakse välja maailmas, näiteks James Randi Educational Foundationi Pegasus ehk lendav siga. Soomlastel on olemas Huha, auhind, mida on välja antud juba aastast 89 ja Eestis on siin varem antud välja Üraja auhinda just nimelt meediale. Selle efekt on reaalne, nagu ma saan aru, seotakse seda konkreetselt horoskoopide kadumisega Aktuaalse kaamera lõpust. Jah, nad olid seal kunagi. Laiem kontekst, miks ma seda räägin, miks ma seda näidet toon, on tegelikult see. Ehk ma arvan, et selleks, et me suudaksime neid keerulisi kontseptsioone kommunikeerida ja luua seda platvormi, kus meil on olemas mingisugune ühine sõnum füüsikul ja sotsiaalteadlasel ja kellel iganes. Siin on näide Ameerikast, kus on võetud ette kreatsionismi probleem ja üks füüsikaõpetaja lõi lendava spagetikoletise kiriku. Ta sidus, siin on olemas täielik teooriaga juures, kuidas spagetikoletis tuli ja globaalne soojenemine on seotud piraatide arvu kahanemisega maailmas. Siin on olemas ka täiesti selline täisteaduslik probleem, lahendus ja kõik muu see. Ehk meil on vaja luua nende samade küsimuste jaoks mingisugused sõnumid, mida meil on vaja võimalik kommunikeerida. See sõnum peaks olema suhteliselt lihtne, niimoodi, et me suudaksime seda kõik vajalikul hetkel 13 sekundiga ette öelda. Tüüpiline näide on see nii-öelda elevator pitch. Seda sõnumit on vaja korrata, sest see, et ma ükskord kirjutasin millestki artikli, ei anna tegelikult tulemust. Me kordame seda sama sõnumit, kõik meie, mitte ainult mina, teie ka. Üks tuntud näide selle kohta. Kes seda peab tegema? Kas veel kord katavanem? Ei, igaüks meist kordame sõnumit, usume, et kui me ühes saates rääkisime, siis sellest ei aita kõige veenmiseks. Ja Umbluu preemia saab vägagi palju korratud kandidaat, kes on läbi jooksnud. Ja see on Päästeameti eridemineerijad, kes on kasutanud konkreetselt George Bushi visiidi ajal piilamist ehk vitsaga otsimist, tegemist on kõrgtehnoloogilise vitsaga, mida seostatakse ka mõningate börsipettuste ja muude kreatiivsete äriskeemidega. Mul on väga hea meel, et me oleme jõudnud sellega ka rahvusvahelisse meediasse. Sama pilt on olemas antud teemale keskendunud ajaveebi esikaanel ja kui te vaatate, milliste faktidega müüakse seda seadet, siis on esikohal toodud välja Eesti riiklikud agentuurid. See on saavutus omaette. Üleandmine toimub reaalse auhinna, milleks on viltune pendel. Kuidas pendel viltu püsib, see on omaette küsimus, tõenäoliselt tahtejõuga. Toimub 31. aprillil.
Miks? Me peame looma sümboleid, me peame looma märke. 31. aprill on, ma arvan, et väga hea jutu tekitaja. Kui te kahtlete, kas see olemas on, siis on olemas aastast 1920 Saksa keskpanga bilanss avaldatud ajalehes, järelikult peab vastama tõele. Auväärsed äramärkimised. Kuna meil nimekiri oli pikk, on meil ka 2 auväärset äramärkimist. Esimene neist läheb Tallinna tervishoiu kõrgkoolile, kes muuhulgas õpetab kursustel homoepaatiat. Ma saan aru, mõnedel maadel on sellega juba jõutud nii kaugele, et seda võib-olla väga enam ei usuta. Aga meil on konkreetselt olemas. Kui te tahate, siis te leiate ka teisi sarnase valla tegijaid. Kutsekvalifikatsiooni keskus on andnud välja ka kutsestandardid homoepaadi 2. ja 3. astmele. See on riiklik tunnustus homoepaatiale, on Eestis olemas. Me kavatseme sellega tegeleda edasi. Kui meil rohkem auhindu välja ei ole anda, siis me muudime kõik sõbralikult enda või teineteise jalataulutu kohtadest, mis ajutegevust soodustavad. Teine auväärne äramärkimine. Kahjuks ei ole meil kohal peatoimetajat. Postimees ja selle juures olev Tarbija 24 on süstemaatiliselt avaldanud ja avaldab, viimase artikli leidsin paar päeva tagusest Postimehest, müstiliste toodete reklaamtekste tarbija rubriigis. Ma arvan, et see peaks olema otseselt karistatav, mitte lihtsalt, ütleme siin, laval veidikene mõnitatav tegevus. Seejuures positiivse poole pealt on meil korduvalt jooksnud läbi mitmed väljaanded, kes on suutelised ka vastavaid artikleid kriitiliselt käsitlema. Millise väljaandega on tegemist, keda me võiksime positiivse poole pealt tuua siia kõrvale esile? See on see. Üllatuslikult me võime siia kõrvale tuua sisse ka Delfi naistelehe, mida ka mõned peavad suhteliselt selliseks huuhaaks. Ei, meie meediaraskuskeha on liikunud mujale ja saadame tervituseks Tarbija 24-le kogu see positiivseid vibratsioone, mida iganes need teeksid, äkki on tegemist madalsagedusliku püsimagnetväljaga või millegi sellisega. Ma tänan tähelepanu eest ja ma loodan, et see, et me kasutasime seda hetke sellest auhinnast teavitamiseks, paneb ka teid mõtlema, et võib-olla tasub lisaks suurele hariduse liinis tegelemisele ja mõtlemisele, mis kaugelt kuhu edasi areneb, võtta ette neid pisikesi asju ja nende abil torkida, sest mis asi purustab kivi? Tilkuv vesi. Me peame hoolitsema selle eest, et meil oleks pidevalt mingisugune sõnum. Ja ma küsisin neid küsimusi sellepärast, et me mõtleksime välja mõningaid pisisõnumeid, mida me saame korrata. Näiteks, miks on meil laual vesi? Miks meil ei võiks olla siin vesi sildiga vesi lahjendamata? Ja igaüks küsib, et miks, härra Marvet, miks te tulite lavale esinema oma enda veega? Ma võin alati öelda, et vaadake, see on minu sõnum homoepaatia vastu. Seda võiksite teha kõik teised. Toodame väikese partii sildiga pudeleid, need on võimalik alati hommikul kraanist muideks täita parima allikaveega ja esitame neid sõnumeid ja mõelge samas taktis edasi, mida meil on veel võimalik pisikeste sammukeste kaupa teha selleks, et liikuda edasi sama ühise eesmärgi poole. Tänan tähelepanu eest. Aitäh! Ma arvan, et pärast söögilauas Peeter Marvet on nõus teile ütlema, kuhu minna, kui te tahate näha 31. aprillil selle auhinna üleandmist. Aga veel on jäänud anda üle